Tšau sõbrad, on Uku no Musical kinnisvarast. Hetkel selles videos ma olen Tartus. Ehk siis Tartus, Lai 39. Ma müün ühte 3-toalist korterit, mis on ilus, suur, uus ja asub kohe botaanika ja kõrval. Ma kohe pööran video ümber ja näitan teile üks väikse videotuuri. Tegemist on siis 66 ruuduse korteriga ja seisukord on väga hea. Ta on selline avar, nagu mõnus. Ja korteri juurde kuulub veel lisaks panipaik maja all ja korteril on rõdu. Kuna ma Tartu kesklinnas, põhimõtteliselt nagu südalinnas Tartu mõistes, siis siin ei ole parkimiskohta, kuid on võimalus parkida tänaval. Aga alustame siit esikust. Ehk siis meil on plaaditud põrand, siis on selline mõnus suur klaasitud ustega garderoob. Sisu ka teile ja niisugune mõnusalt avar ja suur. Nüüd kui esikust sisse tuled, ütleme nii, et siis ma kõnnin praegu esikust sisse, on selline mõnus, suur, avatud elutuba. Ja seda ma ütlen tõesti, et see silm ei peta. Elutuba on tõesti avar. Et siin on siis nii-öelda elutoosa, kuhu saab teleka panna. Loomulikult võib diivan üldse keerata teisipidi, kui on soovi. Siis on kööginurk. Suur köök on see tegelikult. Siin on nagu palju kappe, pluss terves nurgas on siin üks riiul, mis on täiesti, või nii-öelda riiuli võimalus, mis on täitsa kasutamata. Siin on külmkapp sügavkülmikuga, nõudepesumasin meil olemas kenasti. Ja mis mulle meeldib on see, et siin on nagu avarust toimetada vähemalt 2 inimesel. Söögilaud paikneb akna all ja otse vaatake botaanikaaiale, ehk siis seal on Tartu botaanikaeg. Vastasmaja fassaad tehakse korda, lõpuks ometi. Ja Emajõgi on siit täpselt 100 meetrit, et seda teaksid. Et me vaatame, kui ma panen käe aknast välja. Siis seal ongi Emajõgi. Nii. Kuid, mis selle korteri puhul tõesti mõnus on see, et ta on kohe valmis sisse kolimiseks. Ta on selline tõesti avar. Siin on mööbel sees, tule lihtsalt koli sisse, võtta oma asjad kaasa. See nüüd on üks magamistubadest, kus on üleval siis selline mõnus valgustuslahendus. Siin on üks suur vooditest kapp ja tegelikult see nurk siin kõik, kui varem oli ka, siin tegelikult oli siis kodukontori nurk. Siis siit nüüd edasi lähme teise magamistuppa. See korter on siis paiknemisega läbi maja ja mõlemad magamistoad on üks mugava suurusega, ehk siis mahuvad suured voodid sisse panna ja mõlemad toad siis saavad päikest. Ja siin on siis rõdu. Ja rõdu lahti ka. Ja rõdu vaatab siis niimoodi maja taha. Ehk siis rõdu pealt sa näed Emajõge, ülikoolihoonet, parki, mille lihtsalt jaluta ja selline on su vaade. Pole üldse paha ju. Ja see on nii-öelda siis Tartu mõistes seal otse on nii-öelda Tartu vana linn. Kuna ma ise pendeldan 2 linna vahel, siis ma ütlengi, et Tartus, Tallinnas on vana linnad. Kuid siin toas samamoodi on olemas diivanvoodi, on olemas suur garderoobikapp. Ja viimasena vaatame üle siis vannitoa. Näete, siin on sundventilatsioon, mida saab reguleerida. Igas toas on tegelikult ka andurid, ehk siis nagu seda temperatuuri saab reguleerida maha. Vannituba on selline mõnus, avar, mis on pluss on see, et põhimõtteliselt võiks öelda, et 2 inimest saab korraga pesta, sellepärast, et eraldi klaasitud dušinurk, ja see on tõesti avar, ja on eraldi vann, kus on siis duši võimalus. Siis loomulikult tütarlaste jaoks on oluline valgustusega peegel, kapinurk, pesumasin ja siis on nõudepesumasin. Nõudepesumasin, vabandust, ikkagi ventilatsioon. Aga jah, avarust on siin nagu tõesti palju. Ta on selline mõnus, näiteks kui on tahet, siis tegelikult siin nurka võiks panna vabalt isegi näiteks elektrisauna. Ma tean, et osadel korteritele siin on olemas siuke asi. Aga see avarus, ruumikus on siin mõnus. Ühesõnaga, tuur on peale tehtud. Kui see korter peaks sulle meeldima, võtta minugi julgesti ühendust. See on väga mõnus siis ka endale elamiseks või siis välja üürimiseks. Ja välja üürida on lihtne, kuna me asume Tartu südalinnas. Tšau ja kohtume järgmises videos. Olge rõõmsad, olge positiivsed.